videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtleb Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Järjepidevamad, tähelepanelikumad kuulajad, vaatajad on märganud, et numbrite osas olen alla andnud. Ei ole vahet, mitmes saade. Oluline on see, et mina olen siin, teie olete siin. Ja kui ma hiljaaegu avastasin ennast huvitavalt seoses AI-ga, kuidas need inimesed, kes on õppinud, pühendunud, ehitanud üles oma sissetuleku sellele, et nad loovad midagi internetikeskkonnas või analoogselt, ehk siis teevad midagi, mille saab ära teha hoopis AI, Artificial Intelligence, tehisaru, mis iganes, kuidas seda nimetada, paras nöök on. Ja tekkis paralleel, et kunagi inimesed maalisid, väga tõetruult maalisid, tänase moodsa kunstiga, et võta purk ja anna minna, ei anna võrreldagi, ja performance'id, happening'id ja nii edasi. Jah, natuke kliiniliseks on see asi läinud. Igatahes kunagi inimesed maalisid ja siis tuli fotokunst. Just keegi teeb klõpsu, jah, ta pidi minema pinnikusse ilmutama, aga ikkagi, kui sina päevade viisi mõni töö võis võtta isegi kuid või aastaid pühendud ja siis keegi lihtsalt klõps. Ilmutab ära ja pilt, palun, jäädustatud. Võis olla kuidagi häiritud tunne, aga ometigi maalikunst jäi. Nii sarnast võrdlust tõi minu jutu peale üks armas tuttav, kes ütles, et ega teatriga oli sama lugu, kui filmikunst tuli. Oligi õõnes seis. Ei tea, kas teater jääb, kui meil on filmikunst. Teater jääb hilja, kui käisin vaatamas tükki Kui sa mind enam ei armasta, Obinitsa uus teater. Nii kihvt etendus oli. Mul on kahju, et said otsa. Kui tõesti peaks nii minema, et tuleb lisaetendusi, siis ma kindlasti oma molo vihkun Facebookis, kuulutan teistele ka, sest see on etendus, mida kui oleks ajaliselt võimalik, ma läheks uuesti vaatama. Sest seal oli neid asju, mida oleks tahtnud kirja panna. Jah, mälu järgi ma taastan miskit, aga neid tarkusi, mida kirja panna oli järjest. Ja pluss see muusikaline pool, mis oli tõesti andekas. Tõesti käisid värinad läbi ihu, kui mõnda etteastet sai kuulatud. Väga, väga kihvt, kui andekalt võivad mängida harrastusnäitlejad. Ja siis ongi see võrdlus, et jaa, ma olen siin teie ees ka ju tehnika vahendusel. Väga kena oleks, et istun kuskil, inimesed on mu vastas, ma saan silmsidet luua, ma saan tunnetada seda, mis õhus on, mida on vaja, aga ma olen siin. Ja tehnoloogia aitab kaasa sellele, et tuhanded inimesed iga nädalaselt saavad kuulata koduperenaise heietusi ja ennustusi. Aeg-ajalt selgub, et see, mida mina rääkisin, millest hoiatasin vale ja siis juhtub, et tõsi, ma olen neid näiteid teile siin esile ka toonud, korrutama ei hakka. Ei ole keegi tulnud minu käest vabandama. Vabandanud on üksikud inimesed, kes on arvanud minust nii, nagu neid on suunatud arvama. Ja kui nad on aru saanud, et neid on petetud, siis tõesti on vabandatud isegi nii, et ma pole kursis olnud eelnevalt, et see inimene minust negatiivselt suhtuks. Aga tuleb vabandus ja see on väga ilus. Ja mitte see, et vaata, ma olen nüüd see nagu tähtis ja oluline, et vaata, kuidas ta minust ikkagi suhtub, vaid see, et inimeses endas on see ebamugavustunne, et ma läksin valega kaasa. Ja kes endamisi on mõelnud või ka edasi levitanud seda valet, et kes siis Kertu on hull, kellele ei meeldi need toredad Ameerika poisid näiteks. Aga mis tegelikult on toimunud? Vaikselt tõde tõstab pead ja need, kes on valetanud, nad ei tule vabandama. Hea lihtne võimalus oleks avalikult vabandage. Nad ei tee seda. Ja need vabandused üldjuhul on sellised ingliskeeli väljendades sorry, not sorry, ehk siis vabandust, aga tegelikult mul olid põhjused ja mis sealt riburada pidi järgi tuleb. Ja et ma liiga pikale läheks oma saatega. Toidu teema rääkisin eelmises saates, mis läks inimestele korda
Sest me igapäevaselt sööme. Jah, võib öelda tubakas paha, alkohol paha, meelemürgid pahad, aga miski, mis on elementaarne, võib meid mürgitada. Kummaline, on ju. Tegelikult võivad meid mürgitada isegi meie mõttemustrid ja harjumuspärased reaktsioonid. Aga see on juba selline peenem tasand, et sa pead olema elu poolt nii nurka surutud, et sul ei jää muud üle, kui lihtsalt öeldagi endale, ma lähen siit läbi. Ja siis vaatad, mis uus reaalsus sulle vastu vaatab, kui sa lähed läbi sellest, kus sa oled harjunud võitlema või mingid vahendeid kasutama, sa lihtsalt lähed sealt läbi ja vastad, ma läksingi läbi ilma, et ma ei tea, ma pean teadma mingit konkreetset praktikat või mingit konkreetset juhendit, mida visualiseerida, mida teha. Esitad taotlus, minna läbi ja tegelikult me lähme läbi ja elu tuleb järgi. Ja kes on ka sellised enesearengu teel, hiljaaegu tabasin mitu korda ennast sellelt seoselt, kellel on kiire enesearenguga. Benivitivitši peab kuhugi jõudma, teistest mööda panemata öelda, need jäid maha. Selle kiirustamisega, jah, sa laguned natukene omadega ja juppe jääb teele maha. Ja hiljem tuleb siis käia seda teed uuesti läbi ja rahulikumalt, et need jupid kokku korjata. Sellepärast me igasugu selliseid üles haibitud, tule siia ja saad sinna, tule siia, siis oled see, tule, transformatsioonid, värgid, särgid. See peab käima meie sisemise protsessoriga nagu kooskõlas, et mis su mootor võimaldab. Kui teine sai sinna nipsust üle öö või mingi seenerännakuga või mingi muu trikiga, tema tee. Aga kui sa tahad jõuda kohale endana ja olla see teekond ka kohal ja ise endana, mitte lasta ennast teistest mõjutada, ära kiirusta, võtta rahulikult. Mis on mõnikord keeruline, kui me oleme keerulistes momentides ja arvame, et kui ma olen nüüd see enda mingi kõrgem, parem, võimekam versioon, siis ma kiirustan ruttu sinna, et olla see mingi, ma ei tea, sagedus. Aga tegelikkuses mõnikord meil on just vaja valida see rahu, alistumine ja öeldagi endale, ma lähen siit läbi. Ja minnagi läbi rahuga. Ja mis toiduainetööstuses mind tükk aega on häirinud, on see ökondus, biovärk on ohutud, turvaline, kasulik, sest orgaaniline mahe. No, ma ei väsi kordamast, meil on Euroopa Liidu maheala Võrumaa, on ju. Ja plaan on hakata tulistama kõigist NATO relvaliikidest ja mõlemad propagandad käivad läbi sama asutuse. Ja kõik on marva hästi. Ja kuskil seal vahel võiks olla südamehääled, mõistuse hääled, aga miski, magus, summutab need hääled ära. Ja see magus ei ole südamerahu, see ei ole intuitsioon, see on ahnus, võib öelda. Aga hästi, asun kahe näite kallale. Pettus biosildi taga, kuidas on olemas sellised kummikommid näiteks Not guilty, bio milli the star, ehk siis mitte süüdi, not guilty, bio milli the star. Ja, kreemiad, puuviljakommid, mahe ja vegan, säilitusaineteta, taevalikult maitsvad ja turul ainulaadsed, koostisosad, glükoosisiirup, roosuhkur, tarretav aine, pektiinid, happenemisvahendid, sitronhappe, hüdrolüüsitud hernevalk, värvikontsentraadid, redis, mustsõstar, õun, safloor, looduslik maasikamaitse, looduslik virsikumaitse, looduslik kannatusviljalille maitse, glasuuraine, karnaubavaha, päevalilleõli, happesuse regulaator, naatrium, tsitraadid. Võib sisaldada nisu ja muid gluteeni sisaldavaid teravilju. Glükoosisiirup, roosuhkur ja siis on üks teine bränd, kes teeb samamoodi kummikomme ja kuidas mesi, nende firma nimes on ka mesi sees, et meevärk ja koostisainet, glükoosisiirup, suhkur, mesi on 12%. Ja selles koostisainete nimekirjas, mida eespool, seda suurem on see protsent, kui mett on selles kommis 12%, siis suhkrut ja glükoosisiirupit on väga palju rohkem. Edasi želatin, happe, piimhappe, passionviljamahla kontsentraat, lõhna ja maitseainet, toiduainete värveline kurkum, karamelliseeritud suhkrusiirup, glasuurainet, mesilasvaha, valge ja kollane, karnaubavaha, C-vitamiin, niatsiin, E-vitamiin, pantoneenhappe, vitamiin B6, foolhappe, biotiin, vitamiin B12, diamiin, riboflaviin. Foolhappega on see lugu. Mitu sellist alternatiivkanalit, mida ma jälgin, on rääkinud sellest, et maailmas tahetakse hakata jahudele
panema kohustust, et kui on mis tahes jahu, et seal peab sees olema foolhape. Sellepärast, et mingi protsent sündidest on sünnidefektiga ja foolhape rasedatel aitab seda defekti ennetada. Natuke maad enne seda, kui räägiti, et selline asi läheb kohustuslikuks ja nad ei pea isegi pakendile märkima, et see foolhape seal sees on. Sattusin ma sellist videot kuulama, kus räägiti, et see mittenaturaalne ehk sünteetiline foolhape kehas ei ole hea asi. Ja kui me võtame nüüd selle mingi 0,0%, kellel on see tõenäosus, et võib niimoodi minna, kui neil ei ole seda foolhape piisavalt taset organismis, siis sellepärast hakata kõiki teisi mürgitama. Ma arvan, et see on jälle osa mingist suuremast plaanist, et meie meeled ja meie selline teadvus oleks teatud seisundis. Vaata selles seisundis, kus sa ei ela, ei sure, sa lihtsalt vegeteerid, otsid mingit nagu lennutunnet, et oleks äge ja fun ja ja siis me niimoodi tiksume siin. Ja minu patt on see, et ma otsin toidust seda hea tunne, energia. Ja me kõik tegelikult sööme mingil määral üle. See portsu arvestus, mille alusel on arvutatud, et kui sa sööd seda asja, kus on sees need eelmises saates räägitud ohtlikud ained, selle portsu piires, mis on ka pakendil märgitud, siis see ei ole sulle ohtlik. Ja nüüd võtke see pakend ette. Kui see pakk mingit asja sisaldab 4 toiduportsu ja sa tead, et sa paned terve paki nahka või sa tead, et sellest nii väiksest portsust sa tegelikult ei saa seda toidu, kuidas ma ütlen, kõhtu ei saa täis, ei saa pooltki täis. Siis jah, see on üks siuke paras häämoo. Ja kui meie keha läheb errorisse, me hakkame otsima tuge. Kui me ei ole selles heas juundumuses, et mul ongi minu eluenergia, mida ma kasutan täpselt nii palju kui on. Ma ei forseeri seda, ma ei stimuleeri seda üle. Ma ei otsi väljast poolt turgutusi, millel on see hind, et jah, praegu mul on palju energiat, aga järgmine hetk ma olen tühi omadega. Ja üks video, mille peale ma trehvasin, seal räägiti sellest, et kõik need müügimehed, ärimehed, et neil on mingi väga hea siuke laksuaine, ATH ravim, millega nad ongi siuksed hüper, jõuavad kõike, siuke nagu, mina arvan, et see on selline hea viis, kui su eesmärk on läbi põleda, aga kuni sa põled järeda leegiga, mõnus on, ilus on, elu nagu käib ja asjad õnnestuvad, aga see on põlg. Ja sa maksad mingi hetk selle eest. Ja seda ma ei soovita. Ja kogu selle toitumise elustiili peale. Ja sööme üle ja siis oli üks artikkel. Populaarsed kaalulangetusravimid üllatasid teadlasi uute tervise mõjudega. Et viljakusele pidi kahjulikult mõjuma. Aga see toitumise pool ka, oled sa alakaaluline, ülekaaluline, see mõjutab viljakust. Ja siis tuli otse üks selline uudis, kus räägiti, et teadlased tuvastasid, et meestel on testosterooni poole vähem kui muidu. Ma ei mäletagi, mis see aja vahemik oli. Mis aja peale hakkas seda vähem olema. Poole sajandiga on kukkunud enam kui poole võrra. Ja siis võikski üle vaadata, mis meil on muutunud. Mis. Ja tegelikult see on ju elujõud. Meie viljakus on meie elujõud. Kui viljakas sa oled, see näitab. Ja siin hiljaaegu oli minu jaoks üks šokeeriv moment. Kui inimesed räägivad Jumalast või mingist spirituaalsest värgist ja mingid Jumala laulud, kus on Jumal sees ja nii edasi ja teevad mõrvavad südame rahus, sest ei klappinud hästi, nagu mingi majanduslikud kaalutlused. Ja endiselt ma olen seda meelt, kui annab Jumal lapse, annab leiva, aga me peame ennast kaitsma igasuguste alatuste eest ja ka selle eest, kui inimesed lihtsalt ei soovi vastutust võtta. Kas või meie valitsused, omavalitsused, kes lähevad mingite skeemitamistega kaasa, mida maksame meie kinni. Ja millega oli üks päris tabav ütlus, kui su riik abistab väga palju teisi riike, siis märk sellest, et sa oled ülemaksustatud. Et raha jääb kuskilt üle ääre. Kuigi jah, see suur must auk läheb järjest suuremaks, aga jah, me oleme ilmselgelt ülemaksustatud. Ja et ma väga laiali oma teemadega ei läheks, jätkan. Nii. Ja kuna siis see elujõud, viljakus langeb, siis ongi tarvis koomale tõmmata neid sünnitusosakondasid, kui kedagi ei sünni. Miks sa hoiad seda kupatust lahti, kui on vaja, et see ettevõtte, need haiglad oleksid ikka top 3 kohalikes ettevõtetes, siis on vaja optimeerida neid asju. Kui lapsi sünni, paneme kinni neid. Ja Maaleht, see kollane Maaleht ehk Delfi oma kirjutas 5. juuli.
kui juba pea paistab, siis enam aega ei ole. Aastas sünnib pool seda last väljaspool haigla. Oh imet, kui see haigla järjest kaugemale sinust läheb. Häirekeskuse andmeil sünnib igas kuus keskmiselt 3-4 last väljaspool haiglat. Peamiselt teel haiglasse autos, kuid ette on tulnud ka kodus sünnitamisi. Häirekeskuse valvemeedik Tiina Kappin on üksinda aidanud telefonitsi juhendades ilmale tuua 17 last. Mina ütlen, et iga elu on väärtuslik, iga elu on väärt hoidmist ja iga ema ja ka isa, kes on võtnud vastutuse, kasutades seda püha energiat, loonud elu, nad peavad tundma ennast turvaliselt sellel teekonnal. Sest muidu on väga lihtne minna seda oma eluenergia, elujõu hävitamise teed, sest mis sa teed selle elujõu ja energiaga, kui sul väljundi jaoks on see pinnas selline kaunis soine, mudane, teed lapse vaates ja kui sa saad, et meil siin ei sünni piisavalt ja selleks, et sünniks piisavalt, mina ütlen, et ei tehta piisavalt liigutusi, lausa vastupidi, kahjustatakse seda pilti, seda tunnetust, et noored ja mitte enam nii noored tahaks üldse lapsi saada. Ja vaikselt muutuvad lapsed hoopis nagu kaubaks. Trend on sinnapoole. Need on nagu need, keda haibitakse. Vaata, meie adopteerisime, ustsime. Ja see kõik käib ka hoolivuse tähe, kuidas neil ei ole võimalik ise. Ja siis süsteem loob neile selle võimaluse kogeda vanemlust, olla see armastab vanem. Vaata, mõnel on üksikemad, üksikisad, aga siin on 2 inimest. Poogen, et lapsel pole isa või ema, aga 2 inimest. Tont võtaks, pange juba 3 või 4 siis. Ma kuskil ükskord küsisin ka, et väga tore, et te tulete selle süsteemina kaasa, et kui on 2 ema või 2 isa. Aga äkki on 3, et kuidas siis see raha ja puhkuseaegade jagamine läheb, sest kui te juba lähete nagu lappesse ja loodusele vastu, siis... Aga sellistel hetkedel tuleks tegelikult ettevaatlik olla, sest selles kupatuses pole piire, pole raame, pole südametunnistustega kainet mõistust, on lihtsalt haip ja kustpoolt raha tuleb, sinna poole kütame. Ja siis selle hoolivuse tähe all juhtub igasugu huvitavaid asju. Ja mina ütleks, et selline hoolivus, mis tahes hinnaga, kas või julmusega, võiks mingilt maalt hakata meid üles äratama. Üks näide Facebooki lehelt Live Action 5. juulil postitatud. Britney Rose Torres oli surrogaat, kes kandis 3, 2 poissi ja 1 tüdrukut. Ostjad käskisid tal tüdruk katkestada. Britney Rose pidi saama vähemalt 25,000–30 000 dollarit 1 lapse kandmise eest ja $5,000 lisaks 2 või enama lapse kandmise eest. Bioloogilised vanemad väitsid, et leping sisaldas sätet, mis lubas neil öelda Britney Rose'ile, et ta lõpetaks oma tütre elu. Vanemad olid algul 3 pärast põnevil olnud, siis umbes 12. nädala paiku muutsid meelt. Britney Rose ütles, et ta pakkus lapsendamist, kuid vanemad keeldusid. Vaadake 12 nädalat, milline näeb välja loode, kui ta on 12 nädalat. Seal juba on keegi. Kuigi minu jaoks on algusest peale seal keegi. Need keegid on meie ümber juba siis, kui me isegi ei ole neid siia toonud läbi enda kanali. Juba siis nad annavad endast märku. Läbi unenägude ja ka läbi sellise nagu tunnetusliku maailma, kui me lubame seda näha. Hinnasildid, lepingud, maksed. Surrogaatlus taandab inimesed toodeteks ja kaupadeks, mis tuleb ostja mugavusel ära visata. Me liigume väga koledal suunal ja miks ma räägin sellest koledast teemast on see, et me püsiks kained, püsiks inimesed ja püsiks oma teljes ja ei läheks selliste asjadega, aga nemad ka tahavad ju kogeda. Jah, aga see laps tahaks kogeda äkki tervet kodu ja mina üksikemana ja Kertu, mis näide sa oled. Olen alati endast parim andnud. Ja minu visuaal, minu elu unistus on olnud perekond ja natuke nöök, et asjad on läinud nii. Ja et kes olen mina, who am I to judge, kes olen mina, et arvustada. Aga sellegi poolest ma arvan, et ma ei pea vaikides pealt vaatama seda, kuidas lastest saab kaup. Kuidas lastel ei ole emba-kumba vanemat, nii palju ma võin endale uhkust tunda, et minu jaoks on alati olnud oluline, et lapsel oleks
nii isa kui ema, et lapsed teaksid, kes nende isad ja emad on. Ja hästi, jätkan. Et kui mina räägin selle teemal, siis ma olen siuke vaenulik ja vihkaja ja loomulikkusest seismine, see on selline nagu tabu isegi kohati, kui me oleme vastuollu selle teemaga, kus palju raha liigub, kus on suur propagandamasin töösse pandud. Enda arvamuse väljendamine, paha, kui see arvamus läheb vastuollu selle sama narratiiviga, mis on paika pandud, see narratiiv, suund liigub sinna, kuhu me peame jõudma. Ja kui sa räägid, et kuulge, see on sita soo, ära me lähe sinna, siis ma olen paha. Ja netikommentaariumid on täis tegelikult inimesi, kes täiesti rahulikult, mõistlikult selgitavad, miks üks või teine asi on vale. Miks üks või teine inimene ei peaks sellel kohal olema, sest ta on ise vale ja ta on valetanud, süüdimatult valetanud, sa võid isegi kuupäevaliselt välja tuua neid pealkirju ja siin need, kellel ei ole kasulik sind tõsiselt võtta, sinu öelduga arvestada, siis need ignoreerivad sind nagu sind poleks olemaski. Ja kui Kristen Michal ütles, et las need netikommentaatorid elavad ennast välja, las nad siis elavad ennast välja. Aga probleem ei ole nendes, kes ennast välja elavad, kes räuskavad, vaid probleem on just nendes, kes rahulikult, konstruktiivselt väljendavad, kus kohas me tegelikult oleme. Ja selle konstruktiivse väljendamise tagajärjel need, kes on olnud seal uimasuses, selles, et kõik lähevad sinna, lähen ka sinna, siis nagu hea, võivad hakata vaatama, et no kuram, see tee ei ole üldse see tee, kuhu ma tegelikult, see ei ole see tee, mida mööda ma tegelikult tahaksin minna, sest see lõpp-punkt ei ole minuga kooskõlas. Kõik need loosungid, sildid võivad puudutada mind, aga see sihtkoht pole minu. Ja siis nad vaatavadki sinna teisele poole ja nüüd oligi natuke vist paanikaks läinud. Kutsuti kokku presidendi kantseleisse suunamudijad, Delfi, YouTuberid, et rääkida nendest netikommentaatoritest, kes on nii ebaviisakad ja rõvetsevad seal ja lähevad ikka üle igasuguse piiri. Michal ütles, okei on, las elavad välja. Mis teil nüüd hakkas? Või probleemiks ongi need samused, kes ütlevad otse ja ausalt ja see riivab teid. Sest te saate aru, et te ei ole puhtad, te ei aja õiget asja. Te olete sindrid. Ja selles mõttes on see huvitav, et kõik need YouTuberid ja tegelased on seal, me oleme kaasatud, me oleme õigel pool ja minule ka halvasti öeldud ja kõik on seal maru tähtsad. Hanustage see asi läbi. Asi ei ole nendes, kes ütlevad tõesti hütaste. Asi on nendes, kes ütlevad ausalt, otse, konkreetselt ja selliselt, mis lööb kõikuma selle tõepähe esitatava vale. Sinna on see koer maetud. Ja miks üldse kutsuti kokku see kaader? Ilmselt, et nad oleks kaasatud, nad tunneks nagu õigel pool seda asja. Ja teisest küljest ma arvan, et see sihtpunkt on juba paigas, kuidas see olukord lahendatakse. Mis piirangud praegugi, Sotsiaalministeerium, mis iganes lehtedele sa lähed, seal on, sa ei saagi kommenteerida, teised kommenteerivad, aga ma ei saagi. Miks ma ei saa? Olen ma seal rõvetsenud, olen ma kedagi kuhugi pimedasse kohta saatnud? Ei ole! Vahest piisab küsimuse esitamisest ja sa oled nii ebamugav, et sa saad ainult lugeda, mida teised kirjutavad ja vaata ja loe ja imesta, et lolle on palju, pimedaid on palju, aga siis mõtled, mina ei saa kirjutada, kui paljud teised minusugused adekvaatsed, peast terved ei saa ka kirjutada. Me oleme ilmselt juba enamuses, aga meid lihtsalt summutatakse meeletult ja kas või nende samuste fact-checkerite poolt. Mul jäi eelmine kord üks lause pooleli. Kalju Tamme, kui oli see sigade surnuks piinamine, siis tema tegi sellele faktikontrolöride asjale ise faktikontrolli. Ja voilà, see nende asi oli ikka päris selline, hämmetus. Ei pidanud vett. Ja kas keegi muutis siis seda faktikontrolli otsust, kus oli lihtsalt puudub kontekst või mis see sõnastus seal oli, mis on minu jaoks siuke, mida? Kas te ise ka saate aru, mida te kokku keerate või mis selle point on? Ja hea näide sellest, kuidas valetatakse ja need valetajad lihtsalt tiksuvad edasi. Kas või kaitseministri koha peal, mis on ülitähtis koht, mis peaks olema nagu nii number 1 vastutav ja raudne mees, aga mingi lödipüks, kes võibki valetada rahvale, sellele samale rahvale, keda aetakse oma kodudest ära kaitsevõime tahe all. Nii, näide. Kui maaomanikega kokkuleppele ei saa laiendust sellisel kujul ei tuule. Ja mis edasi toimus, teate isegi.
Nüüd natuke veel konkreetsemalt. 18. mai 2026 ERR.ee Pevkur. Ameerika Ühendriikide väed Eestist lahkuma ei hakka. Ja tänaseks USA väed on Eestist teadmata ajaks lahkunud. Ma vahepeal ei tea, kas nutta või naerda, sest ma ütlesin, et need liitlased ei ole siin, et meid kaitsta. Kui hapuks läheb, nad on läinud. Nad on läinud. Et natuke teeb kõhedaks, aga just nagu mõttetasandil, et ma ütlesin, et nii läheb. Aga kui ma lähen sellesse tunnetusse, ma ei taju ohtu. Pigem on see, et nad said, mis nad tahtsid. Ja nüüd võib selle tsirkuse ära lõpetada. Ma ei tea täpselt, mis nad tahtsid. Üks osa kindlasti on see, et õõnestada meid, kui USA üks eesmärk oli Euroopat nõrgestada. Kuigi see ei ole USA eesmärk, USA on ka lihtsalt malend laual. Aga üldse riikide õõnestamine on suur eesmärk, USA ennastki õõnestatakse. Siis palun väga rahvas seda valitsust ei usalda. Saite, selle eesmärgi te saavutasite kenasti. Minu soovitus on, et äkki võtaks nüüd kõik ennast kokku, hakkaks liikuma keskpõrandale kokku, kus me oleme ühiselt tugev jõud, mitte neid igaüks omas nurgas, see on too, sildistame kõik ära, et päriselt need inimesed, kes on hingega asja juures, kes on suutelised tunnistama, eksisin, jah, lasin ennast ära hanitada, arvasin, et see ongi kaitsevõime. Kui me pool Eestit lihtsalt ohverdame kaitseliiniks, siis jah, ma ei kujuta ette, mis peab inimesest toimuma, et on valmis sellised valed alla neilama. Aga hea küll, ma ei ole militarist. Kui ma vaatan militaristide pilke, siis ma saan aru, et neil ongi keeruline minu moodi mõelda, sest seal on mingi retsidivismus pesa teinud. Ja siis jah, muuks jääb ruumi vähem. Nii, ja see väideti, et oli valeinfo, kui siin räägiti, et kuulge, et need ameeriklased lähevad ära, et Poola rekad viivad ära neid masinaid, rotatsiooni. Mina ütlesin, et rotatsioon masinatega. Ma ei usu. See tundus minu jaoks ebaloogiline, kui te roteeruvad need ludrid on ju, jaa, viige tooge, militaarturism, fun on ju, aga tehnikat niimoodi lohistada, esiteks on kulukas, kuigi jah, neile raha on lihtsalt, ma ei tea, liigutada, siis ju seda teenima nad ei pea nendeks ostudeks kuludeks, aga ikka see tundus kuidagi sür minu jaoks. Ja nüüd palun väga. Nii, 6. juuli MTÜ Meie Nursipalu lehel postitus Facebookis. Head jälged, mõelge kaasa. Facebooki grupis Nursipalu, Väimele ja Võrumaa kaitseks jagati kohaliku mehe filmitud videod, kuidas päev enne Auvere intsidenti seisid circa 50 rekad Nursipallu tehtud liitlaste baasi juures tee peal reas. Inimesed nägid masinaid tehnikaga Läti piiri poole liikumas. Grupp kustutati. Tookord kinnitas kaitseva kommunikatsiooni inimene, et tegemist on tavalise rotatsiooniga. Kas ikka oli? Nüüd siis on seis, et USA sõdurid läinud ja kohaliku rahvaga tekitatud tugev vastasseis. Kes Eestit siis kaitseb? Meie kaitsevõime oli üles ehitatud selled liitlased, tuhanded liitlased, me peame nende vastu head olema, las nad teevad siin, mida nad tahavad, sest muidu nad lähevad ära, me peame olema külalislahked. Kas või oma inimestega lastes käituda moel, mida ma ei taha meenutada. Kas oleks viimane aeg vigu tunnistada, lõpetada Nursipalu läbisurumine ja hakata koos oma rahvaga mõtlema, kuidas end kaitsta? Mäletate, et Kallas tahtis saada NATO peasekretäriks. Kelle pärast ja mille nimel on inimesi kodudest välja aetud? Kas poliitikud annavad endale aru, mis pudru nad on kokku keetnud? Üsna hiljuti rääkis Herem, et ta ei usu heidutust. Enam ei usu. Nüüd siis teada, miks ei usu. Põlvili surujad on praktiseerinud seda oma rahva peal ja see peab lõppema. Samal päeval, samal teemal postitas Inga Reiter. Inimene, kes on liitlaste süüdimatust saanud, võib öelda, et omal nahal tunda, kuidas omad aitasid need samused liitlased võõrad ka puhtaks pesta, puhtalt minema minna. Ja 75 aastaks salastatud. Ja loen nüüd Inga postitust. Nii siis ootan vabandust Eesti Vabariigi siseminister Igor Taro. Kuulutasite mind ametlikult elukutseliseks provokaatoriks, kui kirjutasin, et päev enne Auvere drooniintsidenti lahkusid USA sõjaväelased koos tehnikaga Eestist, pealtnägijate videotele tuginedes. Sama, mida väidab Taro erakonna kaaslane Stoicescu nüüd. Eesti Vabariigi valitsus andis oma sisejulgeoleku eest vastutava liikme sõnavõtust teada, et Reiter levitab oma teooriat kasuliku idioodina kogu maailmale.
Eilne uudis USA väekontingendi teadmata ajaks lahkumisest teeb sellest väljendist otsese põhjendamatu solvangu, kas pole. Mida teeks mis tahes Euroopa Liidu riigi kodanik, kui tema riigi minister teda idioodiks sõimaks? Vaid riiklikul propagandamasinal on õigus külvata hirmu ja segadust inimeste riiklikule poliitikale alluma survestamiseks, sest Taro arvates Raitar külvas ebakindlust ja segadust seal, kus ei peaks. Nemad teavad, kus peaks. Ja õõnestab riigi julgeoleku tagamiseks tehtavaid pingutusi. Mille nimel te seal pingutate? Sõnastage endale ära, mis on teie tegelik eesmärk ja sõnastage ausalt ja vaadake endale peeglist otsa. Korraks käis peast läbi ropp sõna, ma ei ütle seda, mõnikord ma suudan ennast talitseda. Siseminister on oma pingelise piirikraavide kaevamise ja saatse saapa bituumen viksimise töö kõrval leidnud aega Facebookis arvata, et mu ainsaks võimaluseks silma paista on opakate väljamõeldiste publitseerimine. Kas peale eilset uudist võtab uute valimisteel kaitsetahtena kerkiva reitinguga erakonna juhtfiguur hetke minu ees vabandamiseks? Püüdsin jagada oma toonast postitust, millele Delfi faktikontroll oli külge kleepinud sildikese osaliselt vale. Kuid toimuma hakkav jahmatas mind. Minu enda postituse, minu enda seinal taas jagamiseks, et kõik saaks kontrollida, kas ikka eilsete uudiste valguses oli tegu Taro poolt kasutatud sõnastust vääriva tekstiga, hakkas arvutisena otseses mõttes surisema, nagu püüaks infot kuskilt jõuga läbi vedada. Kui olin oodanud 20 minutit postituse ketramist ja püüdsin protsessi katkestada, nõudis Facebook minult uuesti parooliga sisse logimist. Kes oli siis vahepeal minu postituse jagamise takistamiseks liinil? Kas see sama faktikontroll, kes siiani hoiab selle postituse küljes lingiriba osaliselt vale? Küsimärk. Või mingi sisejulgeoleku kontrollorgan, kaitsekulutuste 5,6% järelevalveüksus. Olen jälle vandenõuteoreetik, kui väidan, et see postitus on siiani tugevdatud valve all. Tõde on juba väljas. Äkki hakkaks nüüd, hiljaks jäite oma aususega, aga parem hilja kui mitte kunagi. Jagan siis pilte eilsetest uudistest ja ootan vabandust ning osaliselt vale sildikese eemaldamist. Inga, sa võidki ootama jääda. Me teame ju neid tegelasi. Nad on süüdimatud. Nad ongi lihtsalt sellised sindrid, sest sellistesse ametitesse ei pandaks kedagi teist, kes pole sinder. Vot. Ja veel natuke nende fact-checkerite tegelikust palgest. Aivar Tilk oma Facebooki seinal, tegemist on doktoriga. Ehk siis see ei ole mingi koduperenas ja heietus, kes ei tea meditsiinist ööd ega mütsi, vaid doktor. Delfi faktikontrollijad teatasid hiljuti minu postitusi kontrollides, et koroonavaktsiinid ei põhjusta vähki ja sündivuse langemist. Kuigi sama tendentsi me näeme selgelt ka Eestis. Dr. Nicholas Hasher McCulloch Foundationist on Newsmaxis andnud uut tõest informatsiooni. Äsja on avaldatud suur uuring Itaalias ja Lõuna-Koreas, kus osales 8,7 miljonit inimest ja on leitud oluline vähki haigestumise tõus 7 suurema vähiliigi osas ainult vaktsineeritutel. Eriti jämesolevähki ja alla 50-aastaste inimeste ajuvähki haigestumise osas. Teadlased on kindlaks teinud 17 teed, kuidas koroona-mRNA vaktsiin mõjutab organismi ja põhjustab vähkkasvajaid. Selles osas tegi VCH Estoniaga avaliku pöördumise Eesti Vabariigi Riigikogu ja valitsuse poole 2 aastat tagasi. Aga jäeti täielikult tähelepanuta. Sama näitavad ka USA NCI andmed vähki haigestumus on mõne aasta jooksul tõusnud 6,4%. See on väga suur protsent. Jah, 100% sees 6,4 tundub väike. Aga kui sa võtad, et su peres... võtame nii, et sul on suguvõsasse praegu nagu hõim, kes on elus, see on 100 inimest. Kui sellest 100 inimesest on 6,4% vähk, ehk siis 6-7 inimesel vähk, ja need on need turbovähid, ehk siis need, kus midagi toimub ja siis on juba hilja. Seda on väga palju. Ja kui arvestada veel neid, kes ei lähe arsti juurde ja kes lihtsalt vaikselt põevad seda, kuni on hilja.
Meenutame, et eelmisel aastal haigestus Eestis vähki ligi 10 000 inimest, mis on läbi aastate absoluutne rekord. Võru linnas elab natuke üle 10 000 inimese. Tõendid on ümberlükkamatud ja seda ei saa enam eirata. Koroonavaktsiinid tuleb keelustada. Ja koroonavaktsiinid mis meil tuli uus asi ju peale Hanta, et kes neid koroona asju ikka enam teeb, Hanta viiruse vastu vaktsiingi oli olemas. Ja siis WHO teatas, täpsemalt Tedros Ghebreyesus oma Facebooki lehel teatas, et WHO teatel on Hanta viiruse puhang läbi. Tegelikult see puhang lihtsalt mõeldi välja ja ta kadus. Koroonaga oleks võinud sama teha ja palun teeme ka edaspidiste viiruste ja selliste kammaiaade puhul sama. Ja hoiame ennast selliste doktoritelegi nagu on Aivar Tilk, sest mõned asjad on päris. Ja me peame oskama ennast siis kaitsta. Nii nagu koroona mõnele inimesele mõjuski väga raskelt, mis need trikid olid. C-vitamiin, kui ma õigesti mäletan, ivermektiin. Palun väga. Trikid on olemas. Ja eile, kui rääkisime tuttavaga, kes ütles, et mingis jumalikus plaanis oli see koroonavaktsiin omal kohal, sest see äratas inimkonda. Ja neid ärganuid on nüüd ka laste tavapärase vaktsineerimise teemal palju. On mured, kuidas nüüd on see puhang ja too puhang. Siis kui vaatad, siis seal kipuvad olema need puhangud ikkagi süstitute seas. Aga seda statistikat niimoodi meie ajakirjandusi ei taha väljendada. Tuuakse välja, kuidas tema, kellel oli vaktsiin tegemata, temaga juhtus nii. Aga siis kui tuurima selgub, et polnudki päris nagu adekvaatne diagnoos. Hiljaaegu tuli välja ka selline informatsioon, mis ei ole minu jaoks esmakuulmine. Trehvasin kunagi ühte lugu, siuke sünge värk, ma ei tea, mingi hetk ma kuulasin neid süngeid asju kuidagi liiga palju, ma ei tea miks. Kuidas oli lugu, et üks poisike suri ja väidetavalt ema oli talle liiga teinud ja lastearst kohtupingis ütles, et see ema ei teinud seda. Ja ma nägin, kui keerulis, see arst oli lihtsalt nii ülipinges. Ta oligi selle 2 heinakuhja vahel. Ta sai aru, et see ema ei teinud lapsele liiga, need verevalumid olid millestki muust. Ja seal samas ta ei saanud öelda, et see on vaktsiini kahjustus. Ja sa oled lihtsalt seal, et ema ei teinud. Kuidas need tekkisid sinna? Sa ei saagi öelda. Sa tahaks kaitsta seda ema, kes on süütu. Ja tegelikult sa tahad ennast ka kaitsta. Sest sa tead, et sina arstina oled, kui sa ütled, et need vaktsiinid võivad nii mõjuda. Ja nüüd analoogne näide. Ben Swanni Facebooki lehel 2. juulil. Ema, kelle sõnul tapsid vaktsiinid tema 18-kuused kaksikud, on arreteeritud ja talle esitati süüdistus 2 esimese astme mõrvas. Lapsed leiti surnud oma ühisvoodist 1. mail 2025. Payetis, Idahos. Politsei käsitles sündmuspaika koheselt. Ühesõnaga, politsei tuvastas, et tegemist on mõrvaga. Päev hiljem ilmusid Show ja tema abikaasa laste tervisekaitse podcastis, kus väitsid, et kaksikud haigestusid ja surid varsti pärast 3 rutiinset vaktsineerimist. Üle aasta hiljem esitas Payeti maakonna vandekohus talle süüdistuse, mis viis teisipäeval poisis vahejuhtumiteta vahistamiseni. Kohtunik määras talle kautsjoniks $2 miljonit, kui ta seisab silmitsi võimalusega eluaegse vanglakaristuse või surmanuhtlusega. Tema advokaat väidab, et ta usub endiselt, et surmad olid vaktsiiniga seotud, märkides, et Show ja tema abikaasa tegid kogu aeg uurijatega täielikku koostööd ja et ta sünnitas hiljuti veel ühe lapse. Kui võimud ei avalda surma põhjuse kohta üksikasju või milliseid tõendeid toetavad mõrvasüüdistust, jätab see juhtum palju küsimusi selle kohta, mis tegelikult juhtub. Ja truthinmedia.com on siis see lehekülg, mida see sama Ben Show siis promob, kus sellist infot saab. Ja ühes sama teemat käsitlevas postituses oli ka see info, et ma ei mäleta, kas selle naise või mehe ema ütles, et ärge tehke vaktsiine, lapsed ei ole praegu terved. Aga ikkagi tehti need vaktsiinid, arsti tungival sellisel nagu tuleb ikka teha, vaja. Lapsed on nüüd surnud ja ilmselgelt see süsteem ei võta vastutusele arsti, kes ignoreeris seda infot, et lapsed on haiged. Ja ma olen isegi tuttavatelt seda kuulnud, kuidas nad on samas kohas olnud. Õnneks mitte nii traagiliste tagajärgedega, aga ütlevadki arstid, et laps on haige, praegu ei ole hea mõte ja arstid lihtsalt ütlevad, sellest ei ole midagi.
sul ei ole midagi. Sa saad sinna kirja, et sa oled nii tubli vaktsineerija ja saad selle võrra rohkem raha. Sul tõesti ei ole sellest mitte midagi. Aga see laps, kelle pealt sina teenid, temale võib see olla fataalsete tagajärgedega. Nii et jah, on arste, kes on arstid südamega, teavad oma tööd ja on arste, kes on siuksed natuke nengeled. Nii ja natuke nende, kuidas ma ütlen, kui sa lähed mingite teemade suhtes vastuollu, et sa ei korruta kaasa seda, mida meile esitletakse, no näiteks, kuidas Rail Baltic on nii hea ja jälle mingi sisuturunduspostitused, kus räägitakse, et ja siis see uus arendus ja kuidas elu läheb nii palju paremaks, tööga, värgid, särgid ja lõpuks on see asi ikka Rail Baltic, aga sa ei tohi seda öelda, sest rahad liiguvad ja mingi Lauri Lapkinid ja muud nähtused on pandud seda asja promoma ja kui sa julged vastu hakata, siis sa oled igasugune putinistid, värgid, särgid, Ja siis nüüd Delfi võttis kirjutada. Saksa meedia nimetab Rail Balticut Euroopa tõenäolisemalt suurimaks taristu katastroofiks. Aga meie ei tohi seda öelda. Delfi mainib, kas midagi järgneb, kas seda asja surgitakse, kuni keegi võetakse vastutusele või midagi pannakse seisma, et stopp, aitab. Ei, lihtsalt mainitakse ära, et tegelikult asi on omadega pees, lihtsalt niimoodi. Meil siin rahad liiguvad, me ei saa vastu hakata, sest meie raha tuleb sealt samast kohast, kust see muu propaganda raha tuleb selle sama Rail Baltica heaks. Ja siis ma olen märganud neid Lillevälja ajandustalupostitusi, mida mulle on ka saadetud. Ja see on valus. See on tõsiselt valus. Ja neil oli hiljaaegu selline postitus. Eesti esimene kodusõda Lillevälja aiandustalu. Ma arvan, et see ei ole esimene kodusõda. Siin on ennegi omad läinud omade vastu, kas või see samune küüditamine, kus venelane tegi, kelle abil tegi. Ja kes see venelane oli, kui te vaatate rahvuselt, keda oli seal kõige rohkem nende retsidivistide seas, kes siin Eestis asju ajasid? Kes tõmbasid niite? Mis rahvusest nad olid? Olid nad venelased või? Ei olnud. See, mis täna toimub, ei ole enam ametnike omavoli ega juriidiline vaidlus. Vaadake tõele näkku. Eestlased, see on meie ajaloo esimene täismõõduline vaikne kodusõda. Kui Lillevälja pere tõstetakse sunniviisiliselt ja vägisi välja nende oma kodust, siis on Eesti riik ületanud viimase punase joone. See on rünnak iga Eesti pere, iga kodu ja meie rahva ellujäämise pihta. Kui võim pöörab oma masinavärgi ja relvad suveräänse inimese vastu, et rebida käest tema esisaade maa, siis ei ole tegemist õigusriigiga. See on sõjategevus omaenda kodanike vastu. See on kodusõda, kus rindepiir jookseb läbi meie elutubade ja kodulävede. Täna on see Lillevälja pere, homme oled see sina. Kui me täna koos ei seisa, kui me laseme neil ükshaaval oma inimesi kodudest välja visata, siis me kaotame selle riigi seestpoolt ilma ühtegi võõrast vaenlast nägemata. Ärgake üles, eestlased, sest see sõda on juba teie õuel. On aeg kaitsta oma kodu, oma maad ja oma rahvast. Sama mõte, mida ma jagasin Nursipalu aegu. Juba käib see sõda tegelikult üle Eesti, tol hetkel see tundus Nursipalu, aga kui mentaliteet tsentris on selline, et täidame väljamaiseid käsku, ükskõik mis hinnaga kas või omade kallale minnes, siis ei ole kaitstud siin maal mitte keegi. Olgu see kaitsevõime protsent, kaitsekulutuste protsent, kas või 10%, me ei ole kaitstud. Kaitstud on need sindrid, kaitstud on need ärid. Ja meid tegelikult kõiki pigistatakse juba maamaksu näol näiteks. See on minu maa. Ma olen selle maa ostnud või minu esivanemad on selle higivere pisaratega välja võidelnud või ostnud. Ja nüüd ma pean seda rentima riigilt. Kus need asjade juured on? Protokoll number 6. Koide varanduste sõltuvus monopolidest, maade võõrandamine aristokraatialt, maade koormamine võlgadega, esimese järgu tarbeainete kallinemine, anarhism ja alkoholism, ökonoomiliste teooriate propaganda salajane tagamõte. Varsti meie alustame hiiglamonopolide asutamist, rikkuste kolossaalsete reservuaaride sisseseadmist, millest olenevad isegi kõige suuremad koide varandused sel määral, et poliitilisele katastroofile järgneval päeval nad uppuvad neisse ühes riikliku krediidiga. Juures olijad, härrad ökonomistid, kaaluge ometi selle kombinatsiooni tähendust. Iga abinõuga vaja edendada meie ülivalitsuse tähtsust, tehes temast kõigi vabatahtlikult alistujate kaitseja ja tasuja. Koide aristokraatia on poliitilise jõuna surnud. Teda pole enam vaja arvestada, kuid maaomanikuna on ta meile kahjulik.
sest ta võib olla iseseisev maa varaallikate tõttu. On vaja igal tingimusel teda maa küljest eraldada. Selleks on parim vahend maamaksukohustuse tõstmine, maa koormamine võlgadega. Sel teel hoitakse maapidamine raskendatud olukorras. Kooide aristokraadid, kes pärijatena ei oska leppida vähesega, kaovad ruttu. Samal ajal tuleb energiliselt toetada kaubandust ja tööndust, aga peamiselt spekulatsiooni, mille ülesandeks on olla vastukaaluks tööndusele. Spekulatsioonita tööndus suurendab erakapitali ja tõstab põllumajandust, vabastab maa võlgadest, mis on tehtud maapankade laenuga. On tarviline, et tööndus imeks maalt välja tööjõu ja kapitali ja spekulatsiooni kaudu annaks meile üle kõik maailma rahad ning sel teel heidaks kõik kooid proletaarlaste ridadesse. Siis kooid kummardavad meie ees, et ainult saada olelemise õigust. Vandenõuteooria. See on viha nende suhtes, kes meid kooideks nimetavad ja selliseid plaane meie suhtes on pidanud juba väga kaua ja päris tulemuslikult, kui nüüd päris aus olla. Ja paneb natuke mõtlema ja tekitab natuke nagu kõhedust. Ja siis ma vaatan neid, kes lähevad kõigi hoolivuskampaaniatega kaasa, ära ole sionist, et ära nagu räägi nendel teemadel. Nii COVID keegi ei reisi, me oleme väga hoolivad, püsi kodus on ju, nii. Siis hakkas sõda, siis me hoolime ukrainlastest, tooge nad kõik siia, ei mingeid kaitsemeetmeid enam, ei, kõik on maskid ette, keegi enam nagu ei suru süsti peale ja nii edasi on ju. Nii, siis on mingi feminismi asi, kuidas me oleme nii feministid on ju, ja siis seal samas need samad, kes ajavad seda feminismi asja ja moslemid tulevad siia, sisseränne on väga hea. Need asjad on omavahel täiesti vastuolus. Kuidas mitme naise pidamine ja naistega kehvasti käitumine on kooskõlas feminismiga. Aga seal ongi see koht, et sa oled nagu ära hakitud, sa oled, see on täiega, see on ka, ma olen ka poolt, on ju. Pane pilt kokku, sest lihtsalt üks hunnik segadust. See on lihtsalt üks hunnik keegi olla püüdmist ja sa ei ole sina ise, kui sa oleks sina ise, sul oleks see telg ja sa saaks aru, siin on nagu see asi näda, siin ei klapi see asi, siin ei klapi see asi. Kuna sa kardad minna teistega vastuolu, kes kõik on sama haibid, niimoodi üles köetud või kuskil rahad liiguvad on ju, sest raha on nii väga vajalik, arusaadav. Sul ei ole ruumi seista selle eneses nagu mingi, nagu kriipib, hõõrub, see ei ole vist päris nii, nagu mulle ette niimoodi söödetakse seda infot. Vot. Ja kui ma eelmises saates rääkisin ka sellest, kuidas meil iga selle otsuse, teo, määruse, seaduse taga on inimene. Nad võivad käituda ebainimlikult, aga seal on nägu, nimi ja pilk. See pilk ütleb alati väga palju. Ja ma olen märganud ka seda, kui inimesel on pilk, mida on raske vaadata, mitte sellepärast, et ta oleks halb inimene, vaid sellepärast, et sa näed, et ta on väsinud. Ta on vihane, ta tahaks midagi teha, aga tal on sein ees, sest see süsteem on lihtsalt ennast nii läbi põiminud. World Wide Web, see www, mis kodulehtede ette käis, ma hiljaaegu tabasin ka sellest seoselt. See ongi nagu võrk, nii kui on ämblikul võrk, milleks on ämblikul võrk, et püüda putukaid kärbseid, et nad ära süüa. World Wide Web, me oleme seal World Wide Webis selles www-s sees. Keskelt nii lihtne on meile mingit infosõda meile korraldada, meid eksitada, meid viia mingit meid hävitavat teed, mis on mõnus, lõbus, tore ja ei saa arugi, kuhu me omadega oleme, ehk siis see sama punktus, mis on kui jõuda ei tohi. Ja nüüd see sammune, kuidas meie põllumajandust hävitatakse, kuigi meil on mingid põllumajandustoetused ja tule anna ennast üles, kuidas millega sina tegeled põllupidaja, et me siis mingil hetkel saaksin kägistama hakata, et me teame, kes te siin olete, kes mida teeb ja siis me oleme niimoodi ametlikega laksti selle endame teile selga. See sammune Terrase justkui asi, mille pani töösse Hartmann, seal taga on tegelikult üks muu nimi veel, Aaron Tammeki Facebooki lehelt 4. juuli, kes on need ametnikud, kes määruse number 16 kirja panid ja minister Hartmanni lauale tõstsid. Ministeerium on tuubil täis tublisid ametnikke. Üks vastutab marjade ja köögiviljade, teine kalade ja kalatoodete, 3. rasvade ja õlide, 4. saasteainete, 5. eritoitude,
Järgmine toidus veterinaarravimite jääkidest ja nii edasi ja nii edasi ja edasi. Meenutab natuke Kliimaministeeriumi nõuniku Borssi. Ministeeriumi kirjavahetust analüüsides selgus, et määrusel on tervelt 3 ema. Katrin Kempi, Elsa Peipmann ja Diana Rammul. Kõige tähtsam neist on Kempi, kes tegeleb toiduhügieeni kalatoodetega ning võitleb listeeriaga. See listeeria on üks eestlastele tuttav sõna, sest kui osavalt pandi töösse üks propagandavärk, et vabaneda ja vabaneti nii, et saadi veel rohkemast inimesest jagu. See on see menetlus ise on juba karistus. Ja seda, ma tegelikult ei pea oma kuulajatele sükest asja ütlemagi. Peaspetsialist Peipmann ja nõunik Rammul on sedavõrd lugupeetud ametnikud, et on saanud ministeeriumi kuldsete teenete värgi. Ka see Keldo sai hiljaaegu mingi märgi ja toodi paralleele selle ajaga, kui mehed olidki süksed märke täis. Ehk siis kole paha nõuga. But it's okay when we do it, see on okay, kui meie seda teeme. Põlluministeeriumi autahvlil kirjutatakse, et Rammeli käe all on sündinud enamik toiduga seotud õigusakte ja ta on selle valdkonna õigusküsimustes üks hinnatumaid eksperte, kes hindab. Ta paistab silma ametialase asjatundlikkuse poolest ning on kolleegide seas kõrgelt hinnatud. Peipmanni kohta öeldakse, et ta on oma äärmise põhjalikkusega eeskujuks kolleegidele. Dokumendid näitavad, et nõunikud olid saanud määruse valmis juba 29. augustil 2024. Just sel päeval saatis minister Hartmann selle kooskõlastusringile. Eelnõu toetab tarka ja kestlikku põllumajandust, toidutootmist ja maaelu ning hoitud keskkonda. Võtke nüüd kõik need asjad, mida te väidate ja vaadake oma tööle otsa. Vaadake, mis on siin toimunud need aastakümnete jooksul. Ja kui teie ühene vastus ei ole, see Euroopa Liidust ei ole nagu koht, kus olla, siis te valetate endale. Deklareeritakse 9 lehekülje pikkuse seletuskirja alguses. Et siis see samune, mis ma just ette lugesin, tark, kestlik põllumajandus, toidutootmist ja maaelu ning hoitud keskkond, sõnasalat. Juures on pilt, kus on määruse number 16 peamine tubli autor Katrin Kempi. Selline naljakas paralleel tekkis, vaatan Kempile otsa, mulle meeldib inimeste nägusid, vaadata, pilke vaadata, mulle tuli Kalojan meelde, kes on ammu ära unustatud. Asi. Aga vaatasin talle otsa, täitsa Kalojan. Ta ei ole üks ühele, aga midagi tema näos on sellist, ilmselt see inimtüüp, kes sellist välimust taotleb. Võt seda ma nägin seal. Ehk siis olla keegi. Ükskõik mis hinnaga, kas või iseennast maa müües. Ja mõtlen, kas mul oli veel miskit. Üks huvitav pilt oli, et kui siin öeldi, et meil on see voogindus see, kus inimesed on nagu täpselt see samune, mis ma ennast teile selgitasin, et ja see on ja muidugi feminism, ja muidugi Palestiina poolt, ja muidugi see too. Ja see oli üks väga huvitav pilt, kuidas Aafrika on aafriklastele ja siis need kõigi lippudel lehvitajad. Ja ma toetan sind. Nii, Palestiina on palestiinlastele. Ja ma toetan sind. Ja kui mingi Iisraeli teema sõidaks siis, et Iisrael võib Palestiinas teha, mis tahab. Ja ma toetan sind. Ja siis kui öeldakse, et Euroopa on eurooplastele, siis rassist, see, mis nad on, need white supremacist. Ühesõnaga need valge, heledana radikaalid siis vist või fašist ja nii edasi. Siis neil kammib ära. Sest vaata seda eurooplastele, Euroopa oleks tagasi turvaline ja oma selles algupärases hiilguses. See ei ole see, mida reklaamitakse sealt, kus kõiki neid X asju reklaamitakse ja sellepärast ei saa sellega nõustuda ja siis peab hüsteeriasse langema ja hakkama nimetama inimesi mis tahes sõnadega. Peaasi, et see inimene alla annaks ja rohkem ütleks seda, mis riivab tema tõde. Ja mingid asjad läheb pikale. Suvi on. Ma tahan, et oleks õues, värskes õus, naudiks ilma. Mõtlesin, et ma lõppu jagan tobedat lugu, et ei arvaks, et ma kogu aeg ainult tegelengi sellega, kuidas hädaldada ja kritiseerida. Hiljaaegu mul esikus haises. Võib-olla teil on ka kodus juhtunud, kuskil midagi haiseb või autos, midagi haiseb. Ja sa otsid, mis asi haiseb. Käisin laste taskud läbi. Lõpuks sorteerisin need siuksed hilistalvisemad joped ära eest. Ja otsin muud, kui käin nagu mingi
politseikoer, mis asi see mõiseb, nagu mingil tasandil laskud, tunned seda lõhna. Tuled püsti leid, no ei ole. Ja siis trepi all on sellised vanakesed sahtlid, tõmban selle ukse sealt lahti, leian siukse asja. Siin sees on selline rõibe ja mina siuke leitud. See siin haiseski, mina mõtlen nagu lollakalt, mis siin haiseb, saapad allad ka, et äkki keegi kugi see astunud. Ja siis ma mõtlesin, et ma olen leidnud selle. Ja siis vaatan, ei haise. Ja siis mul käisid vanemad läbi ja siis ma andsin isale vaadatud, vaatad Aserbaidžanski konjak, aga mingi rõibe on sees ja siuke äge leid. Ja siis isa võttis lahti, nuusutas ja ütles, et see on täitsa hea lõhnaga. Ja ma ka nuusutasin, et täitsa lõpp, isa ütles, et see on täitsa aus kraam, sest see on pandud õige aine sisse ja tänu sellele ta ei ole läinud, rõveda on, kui vaadata, et siin on keegi sees lõhki läinud, aga tänu sellele ta ei haisegi. Ja siis mul olid sõbrannad külas ja siis ma pakkus neid teie ühte testi, et kui hästi ta alkoholi tunnete, et ma annan teile midagi nuusutada ja siit arvata ära, mis asi see on. Ja üks sõbrannadest oli, mis ainult nuusutada, tahaks maitsta ikka ja mõtlesin, ma ei anna maitsta, ma ei hakanud ütlema ka, et pärast ma ei ole pihane mu peale, siis nad võib-olla ei oleks julgenud nuusutadagi. Kohviliköör, hästi tugev kohvilõhn on. Ja ma mõtlesin, okei, et tõesti hea lõhn on järelikult kohvi on positiivne siuke hea aroom. Ja siis, kui need silmad lahti tegid, ta näitasin seda rõibet, siis jah, ta võis südames olla tänulik, et ma seda juua ei andnud, aga ega ta ei väljend, et ta ei olnud, issand tead, ma ei joonud seda. Igatahes jah, see ei haisend. Üks päev Georg võttis ühe keedumuna ja tavaliselt ta poodab selle laiali ja siis ma söön selle ise ära ja toobemini mõtlema, huvitav, kas ta tõesti sõi selle ära või ma ei usu. Ja ma ei leidnud seda muna ja ma mingit unustasin otsida ja selgust oli puude kasti selle visanud ja see muna seal haises. Aga tänu sellele munale ma leidsin sellise ägeda asja, kus on sees rõibe, aga lõhnab imeliselt. Et kui sõbrad kunagi külla satut, siis ma annan teile nuusutada, et teaks, et see ei ole nagu mingi bluffjutt, et mul ongi selline Aserbaidžanski konjak, vodpak, väga äge pudel ka. Siin on mingi sõdalane hobuse seljas, kuldne, punased, tähekesed ja vot, tehti asju, mis pease vasta. Ja tähendab, et sel päeval ma kõik aeg mõtle, et me ei ole nii arenenu, asju teete, me ei mõista. Asja lagunase ja me päriselt ole väga palju arenenu. Ja kui ma tulla saate algusemana tagasi, sest ta samune AI, mis võt inimesilt ärneide tüüd, sest ta ei võida. Kuni on inimesigi ja mõistva, mis on peris, mis tule hengest, mis tule läbi inimese esihinda. Ja või ütelda, et AI takan on inimene ja suunastida, kellel olei neid võimalusi luua midagi säänest, AI avitas, või sa avitad AI-l taad luua, mida sa oma seen tunnet, mäleski pilti, visiooni. Ja sest sa AI-ga tiita ära. Aga päriselt kui inimene esilaul, ja hää küll AI-laul tuun mõtten võlssi, et rõhuasutuse reetvär, et ta oli päris inimene, aga tuun mõtten võlssi, et määnsegi kotuse peal su hääl nagu läb katski, katkas. Või emotsioon saa sust võitu ja sa nagu murdud kippen ära. Sest ta on päris, ta on eloh värk. Ja kuni on inimesigi ja mõistva ta väärtust ja julguse olla inimese ja esihindest anda midagi ja sa tiiad, et sa võid essu. Seni ma arva, et AI on sääne nagu vahend, aga ta ei võida. Ta ei võida inimest, kuni me inimese valimi olla inimese. Valimi olla esihindes, enda on kontaktin inimene või essu. Aidetas kõige õnn parõmbas, vietumbas. Mulle meenus üks lugu, kui sütsinanagi ja kuti vaipu, mändsengin usklikon riigin ja siis seal kästi ega vaiba sisse teta määnegi viga. Tuu pärast
et viialda om õnnel Jummal. Ja mulle ta mõte miildu, kui sa püüdad teha midagi viialdut, kõik on perfektne, väga hästi. Ja sa lähed nagu esihindega kipan vastu olla, et sa teed sinna sisse ta vie. Sest edapäevad see elu teemid ka viku. Ja mitte sihilikult alati, aga kui sa ületad esihinnast, et sa sihilikult tiita vie. Ja saad arvu, et sa oled inemine. Sest sa julged ta pakku esihindalaga edapäevatselt, ehk kui sa tiit vie, sa julged ta tunnista, sa julged taast oppi ja sa julged edasi liiku kotus sihe, kui sa võid uuesti viedeta, sest ta on sujas midagi uut. Ja ta hirm essu meil taigu avasti hinnast säänse visuaali pealt jessi pikali ja siis ma näin, kus ma olen nagu Ameerika mägede peal ja need tii läheb nagu lahku ja ma pead valima tii. Ma ei tea, mida valli. Ma näed, need tii omavad väga erineva. Lõpusna olegi nagu, kus ma ütlen, elotii mõtten sarnatse. Aga erinevide kotusside, kogemuisiga, elämist väärt mõlemba. Ja siis ma tundse, kus ma pead valima. Ja siis ma lihtsalt andse alla ja pandse otse. Ja siis vali kumbagi tiid. Ja siis oli lihtsalt vaba langus. Maha, alla ma olen veel jõudnu, vallust olen veel saanu, pauku olen veel käyny, aga ma tunnu, et ma es valiki midagi. Lihtsalt tuu pärast, et ma tundsin, et mul ongi vaja olla veel edasi, ta on segaduse tunden, mitte veel kohagi maandu. Ja kipun olga tuu tahtmine, et rauti peal on ka ju, et kui ma ka omi latsilgi need mänguasju, et siis seal on nagu, kus ma ütlen, et saab anda maansegi suunaja ette, et siis rongled õpva sealt, kust sa tahad, et ta lääsi. Ja ma nagu oodan, et keegi pantu nagu sihi ette ja siis ma ei pea vastutama, et kui ma lähen tõist tiid piten, et siis ma ei pea nagu esihindale ildampases ütlema, et näed, valisid, vastutad tagajärgi eest. Ja siis ma mõtlegi, et ma vist mõista ei veel päris üleni vastutust võtta, mis puudutas suuri otsusid teil on. Ja see on see ausa ülestunnistusega, et te saate lõputa ka. Ja elämi näemi, või olla, et järgmises kõrras ma olen esihinnast nii piisavalt suutnu esihindele otsa käia, et ma olen suutnu võtta julguse kokku ja teha valiku. Ja siis või olla, et mu olemus on tuu kotuse ja mõtte pealt kipan teist muudu. Aga tämpäm nii. Ja me võtada tämpätse esihinda vasta. Aituma kullemast ja järgmitse kõrre.